6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! Rootsi ralli esimest korda Uumeas on siis esimese päeva õhtusse jõudnud ja 7. kiiruskatse järel juhtimas Thierry Neuville, Kalle Roompere ja Elvin Evans ees. No ilmselt, kui olete juba meie podcasti kuulama sattunud, siis teate ka milles värk, et Ott Tänaku jaoks on ralli paraku vähemalt tänaseks lõppenud. Kuidas edasi? Eks seda näitab aeg. Hübriidtehnoloogia rikke tõttu hakkas siis temal see kurikuulus punane tuluke põlema, millega turvareeglite kohaselt ei tohi edasi sõita. Oli see tuluke siis üle elanud Hyundai poolt lausa Thierry Neuville'i suure avarii Monte-eelsel testil ja Formaux rollimise Monte Carlos, aga näed, Otil hakkas ülesõidul põlema. Stuudios nagu ikka Gunnar Leheste, Roland Poom ja telefoni otsas on meil Peep Pahv Rootsist. No nii, Peep, oled valmis? No jah, ma olen siin, ootasin pikalt, saab Ott Tänakuga rääkida, aga ei saanud. Oodatakse ära, kuni auto jõuab ootusalasse ja siia kõvatab üle enne kommentaari. Hyundai ametliku teate täienduseks sul midagi öelda ei ole, midagi rohkemat infot sul ei ole, mis siis täpsemalt see auto juhtus? Siin rohkemat infot ei ole, ootasime seal Hyundai tiimi boksi juures ja siis lõpuks Ott Tänaku meediainimene Endre Rump andis teada, et enne kommentaari anda, kui auto on tagasi pargis ja ega otsitakse ise ka midagi ütelda. Nägin teha seal ringi liikumus, aga üsna niisuguse nõutu ilmega, et ega seal mingit selgust ilmselt kellegi ei ole, mis ta täpselt juhtus. Kas, mida spekuleeritakse? Ega siin mingit spekulatsioone ka ei ole. See on täitsa uus asi. Ei oska keegi ju midagi ka ütelda, et olin parajasti pressikeskuses, kui see uudis tuli, kõik korraks ahetasid ja keitsid õlgu, et punane tuli, siis punane tuli, et põlema hakkas, et eks ta selle uue elektrisüsteemid ja hübriidasjad seotud on. Aga see on ju nii uus asi siin MM-sarjas, et selle kohta keegi midagi tark ütelda ei oska. No kuni selle hetkeni oli ju kõik väga timm, et hoidis teist kohta, esikohast lahutus vaid 1,1 sekundit, oli lõunapausil ka päris jutukas ja heas tujus, et lihtsalt kahju? No lihtsalt kahju, sest et tõepoolest tundus, et sõit ju sujus tegelikult. Üldse väga huvitav võistlus on olnud ja erinevate kiiruskattel on erinevad sõitud olnud kiired ja kui lõunapausi ajaks oli otsin liidrist maas vist 13 sekundit, kui ma ette mäletan, 14 isegi, siis piisas siin ühest kiiruskattest kõik tagasi võtta. Et ei seis oli väga hea ja oleks esimese päeva lõpus olnud kindlasti palju lubav, et sellest on väga kahju muidugi. Millistel katsetel täna ise käisid ja kuidas seal olud ja meeleolud? Käisin hommiku esimesel katsel ja siis pärast hoolduspausi teisel katsel ehk siis kokku 5. No suurepärased talveralli olud on, et lund on palju, hanged on kõrged, ilm on õnneks, kuigi lubasin sula, siis tegelikult nii sulaks ei läinudki, et oli piisavalt külma ja teed on jääd. Tõsi, teisel läbimisel rääkisin fotograafiga ka, kes mööda radasid natuke jalutas, et sealt roomasta seest natuke kruusa oli ikkagi välja tulnud, aga esimesel läbimisel see kindlasti ei seganud, et olud on väga head ja Eesti fänne on ka päris palju näha, nii et sellest korralik ralli pidu, aga nüüd see Oti selline saatus muidugi teeb kõik morniks. Tundub, et Kalle Roompere päästis öösel miinuseks kiskunud ilm, et ei olnud tal see tee puhastamise efekt nii katastroofiline, nagu võis karta. Pigem võib-olla tuli isegi kasuks eespool startida. Vähemalt hommikul. Kas ta nüüd kasuks tuli, aga igatahes kiiresti sõita sai. See on nagu selge, et suuri vahesid sellest ei tulnud tõesti, et ta eest sõitis. Et see ei olnud nagu ütleme kruusarallil, et esimese ilmeste puhastada, et jälgi sisse. Et
nii palju negatiivset mõju avaldanud ja suutis sõita ja ma arvan, et avapäevaga tema peab küll väga rahul olema. Kas Kalle on ka favoriit üldse kogu nädalavahetusele? No seda on raske öelda. No, mina arvasin küll, et Kalle on üks favoriit. Nii nagu ma ka eile, kui me tegime ennustust, ju pakkusin ka teda teisele kohale, et Ott Tänaku järel. Nii et ilmselt küll on favoriit, jah. Et eks homme on tal ka ju sootunud stardipositsioon ja siis on nagu näha, mis ta see kiirus tegelikult on. Georg Linnam, räägi edasi. Kiired mehi on ju veel, et ega siin esimese päeva järel midagi lukku lüüa küll ei ole võimalik. Näiteks praegu ma siin vaatan intervjuude tsoonis just Esa-Pekka Lappi tuleb väga laia naeratus ja rõõmsa meelega. Aga see oligi see, et kui läheb, ütleme, tema ja Rompera vahel läheks võitluseks, siis tema peaks oma koha ju loovutama. See on ka selge. Aga ütleme, kiirusest siin meestel puudust ei ole. No meie meestest rääkides veel Georg Linnamäe teeb ju väga head sõitu tegelikult WRC klassis. Langes küll siin 6. katsega 4., aga vahepeal lausa teisel kohal ja need vahed ei ole seal ka olnud hirmsuured, et annab poodiumile sõita küll. No Linnamäe on tänase päeva üks suuremaid üllatajaid minult ütelda, et ta on sõitnud ikkagi nende WRC 2 autode täitsa tippmeestega seal sekundis ja pikka aega oli siin nii mitmes kärsast eespool. Jah, nüüd lõpus õhtupoole andis natuke järgi, aga ei midagi hullu. Pigem võib-olla Egon Kaurilt oleks oodanud natuke võib-olla kõrgemat tempot, aga pikk ralli on veel ees, et kõige tähtsam on ikkagi nagu esialgu teel püsida, nagu me Robert Jürvese sõidust nägime, et esimene ots oli küll väga kiire, aga sai päris kiiresti läbi. Ega sa Virvesega täna rääkinud ei ole? Ei ole jah, sest ei ole õnnestunud sinna juunioride telki sel hetkel minna, et ma vaatan nüüd õhtu ma siia tulin, et vaatan, mis teha saab. Kõigepealt ma ootasin seda Ottiga rääkimise võimalust ja nüüd ootan juba meie WRC 2 mehi tulin siia luurele ja siis pärast vaatan, et Virvesega täna või kui täna ei saa, siis homme räägida. On ka mingit õhkõrna lootust täna veel Ottiga jutule saada? No öelda niimoodi, et rääkida saab siis, kui on see auto üle vaadatud ja siis on mingi hinnang kantud, aga millal see juhtub, seda ei tea keegi. Väga hilja peale. Seda kõnelemise võimalust täna ei pruugi enam tulla. Okei, lasen sul tööd teha, arutame siin Rolandiga neid maailma asju edasi. Selge, edu teile. Nägemist. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No nii, Roland, räägime siis tänase päeva muljetest. Ütlen, et käed vajusid rippu seda sõnumit kuuldes, et Ott 6. katsele ei stardi, üsna jõuetu tunne ja selline pläss on teha seda ralliblogi edasi. ma usun, tunnen kaasa sulle. Aga loomulikult, ega emotsioon oli laes ju kogu päeva jooksul tegelikult. Ja loomulikult Robert Virves katkes ära seal hommikul, aga Linnamäe ja Kaur olid väga hästi sõitmas ja Ott loomulikult väga hästi. Nii kauaks oli seda kõike jube lõbus jälgida. Ma kujutan ette, et jah, see päeva lõpp blogides tuju läks ilmselt alla küll. No küsisid ka WRC All Live kommentaatorid, et kuidas meie meestele just tasu ei anta, et kõik väiksemad asjad, mis juhtuvad, absurdsed asjad, juhtuvad kõik Otiga. Jaa, ma ei tea, mida oleme teinud halba. Tekib küsimus. No, see on nagu juba selline debiilsuse tipp, mis juhtuda võib, ütleksin mina. Et oleks lihtsam leppida, kui oleks, ma ei tea, sõiduviga, mingi mehaaniline viga. Aga et see on nüüd sellest aastast tulnud hübriid tehnoloogia viga, mille pärast tuleb katkestada, et auto ju tegelikult sõitis. Lihtsalt väike error selle hübriidtehnoloogiaga ongi kõik. Väike punane tuluka põleb ja sõita enam ei või, et see on tõesti, ma arvan, tänapäeval saab see olla üks kõige selline lollim viga, mille pärast katkestada võiks.
no Ott ju siis, kui ta võitis oma tänase teise katse, see oli see SS5 meil, siis ta ju tegelikult ütles katse lõpus, et ei ole midagi nii hästi, hoopis pettumust valmistav on, et viimased 10 kilomeetrit, see oli vist see maratonkatse, eks, 27 kilomeetrit, et viimased 10 kilomeetrit meil hübriidi ei olnudki. Levib sotsiaalmeedias selline spekulatsioon, et äkki ta põrutas selle siis 10 kilomeetrit enne katse lõppu kuskil ära. Igatahes Ott ütles, et selle kastiga rallit sõita ei saa. Jah, see kas põrutas midagi ära, et seda on nüüd jube keeruline hakata lahkama, et me oleme näinud, mida nende autodega testide ajal tehtud on ja see oli nagu päris raju, mis avarii näiteks Neville tegi, mis iganes kõike muud seal testidel korraldatud. Uskumatu, et väikse hüppe peal võib siis ära põrutada. Et see tundub nagu kuidagi täiesti tobe põhjendus sellele ja samamoodi Montes me nägime, ma ei tea, Formaux avarii, kõik on nagu juhtunud nende autodega minu arust juhtunud rohkem, kui juhtus vanade autodega juba. Aga millest, see on, kahju, et selles mõttes Hyundai tihtipeale ei avalda kõike, et äkki seekord avaldatakse, sest see ei ole otseselt nüüd automehaanikaga võiks olla õpetuses ka teistel, et kuidas nüüd pidi käituda. Just ja selles mõttes saaks enda käed puhtaks pestud, et Hyundai, et see ei ole meie viga, see on mingi X viga üldse. Et äkki me seekord kuuleme mingit adekvaatset põhjendust sellele, väga loodaks. Et endalgi oleks jube huvitav teada, mis pull see on. Igatahes jah, et kui spekuleerida, mis sa arvad Hyundai käitumist Montes arvestades, kas Ott enam rajale tuleb või säästavad siin autot ja varuosi? Tundub selline nagu rike, mida tegelikult üleöö ikka ei tee korda. Jah, aga selle asja puhul võib olla ka teine pool, et võib-olla see on nii lihtne, et tuleb panna mingi kaabel kuhugi sisse tagasi või restart ja pill töötab. Et okei, päris nii lihtne, see ilmselt ei ole, et seda oleks Ott ära teinud, aga see tundub kuidagi väga selline lame probleem, et et ühesõnaga, ma isiklikult arvan, et see fiksitakse ära ilusti ja saab sõita ja kas tal motivatsiooni on sõita, ma arvan, et ei ole väga, aga selle autoarenduse selles mõttes mõistes oleks juba vaja tulla, et seda saaks testida ja iga kilomeeter nende uute autodega Narvel. Jah, aga ei olnud Ott siis täna ainus katkestaja WRC arvestuses juba oli see teisel katsel. Jäi siis lumevalli kinni või kuidagi lumevalli peale oli ennast parkinud Greg Breen, M-spordi sõitja sellest aastast. Breenist on kahju muidugi. Ja see oli selline, tavaliselt juhtub sellised asjad sellist hästi noorsõitjatega, kes teevad mingi veakatse peal. Mingi Formaux pakuks ju. Ja siis hakkad aega tagasi sõitma ja siis paned täiega. Täpselt selline asi juhtus Breeniga, et juhtus see viga, tal tuli seal katse peal sisse juba, pidi tagurdama, möllama ja siis selles mõttes nad peavad hakkama jälgima temperatuuri, et seal mootorid keema ei laseks, kõik jutud ja siis on see tähelepanu nagu juba võib-olla kergelt hajevil seal ja hakkab asju juhtuma ja kindlasti ta tahtis ka nagu seda tempot edasi panna seal, et liiga palju ei kaotaks, aga võt, mis juhtus? Juhtus nii, jah. M-sporti vaatan, kus meil esimene M-sport täna üldse on? 7-8. 7-8. Et selline kukkumine siis Montega võrreldes. Formaux hoopis hoiab M-spordi lipu kõrgel. Nojah, selles mõttes see oli ka natuke üllatav, et Formaux ei saanud kuidagi väga minema. Aga ütleme päeva lõpuks, ma arvan, tema kohta isegi adekvaatne sõit lõpuks. Ma olen täitsa selles mõttes, ma arvan, ta sõiduga rahul, et me teame, et tal seda lumekogemust on ikka väga minimaalselt. Ja tal üldse rallikogemust on minimaalselt. Aga jah, selles mõttes ütleme neid kahte nüüd vaadates, siis Greensmithit oleks kindlasti oodanud oluliselt paremat sõitu. Ja jah, nii on. Et selles mõttes, et küll me arvasime juba eile, me oletasime, et Solberg on kõige kiirem nendest noortest ja on, aga et teised seal, ütleme, nii palju taha kukuvad temast, et see oli võib-olla natuke üllatav minu jaoks. Thierry Neuville, kuidas võib tema taktika nüüd muutuda seoses Oti katkestamisega, et ka väga piire kombata vist ei tasu või? Ega ei tasu, aga samas
need ajavahed on nii väiksed, et ta kindlasti ju läheb võidu peale sõitma, eriti kui ta on liider hetkel. Et seal, ma arvan, hetkel kindlasti hakata mõtlema selle peale nüüd, et autot või hoidma hakata, et see auto kindlasti 100% koju tuua, seal sõidetakse võidu peale kindlasti. Ja ega ütleme, loomulikult neil ei ole ideaalne seis Hyundail, et on number 1 ja number 5. Aga õnneks number 5 Solberg ei ole ka nüüd üleliia kaugel, et ta on tegelikult täitsa mängus sees. Nii et tore oleks muidugi, või lihtsam oleks Neville'il homme, kui Solberg oleks natuke lähemal olnud, et oleks mingi kindlus olnud, et üks auto on vähemalt kuskil seal kannul, et head punktid on tulemas. Aga jah, ta kindlasti sõidab võidu peal edasi. Räägime sellest ka, miks Neville üldse on liider. Tegelikult ju Evans juhtis mõne sekundiga enne 7. katset ja ka Evansil rehvid ei pidanud vastu või ei suutnud neid säästa piisavalt erinevalt oma konkurentidest ja kaotas siis viimasel katsel, mil pikkust vaid natukene üle 5 kilomeetri kaotas katsevõitjale Rovanperale 9,1 sekundit ja langes siis 3. kohale. Loomulikult poodiumil vahed on väiksed, Rovanpere kaotab Neville'ile teisena 4,3, Evans jääb Rovanperest omakorda maha 3,1, Lappit lahutab poodiumi kohast 1,4 ja siis on juba natukene suurem vahe Oliver Solbergiga 19,3. Lappi on lappi. Aga ma isegi ei mäleta, kui me eile rääkisime, me arvasime, et kuskil top 5 võiks olla, aga tegelikult on ikka väga hea hooga tuleb. Ma isegi ütleks, et minu jaoks veidi üllataja. Et ütleme, võib-olla oletasin midagi sellist, et päeva lõpuks on mingi pool minutit kaotust näiteks, umbes sinna Solbergi auka, aga tegelikult on ta täiesti esikoha mängus sees. Et see on väga lahe ja jube tore on Lappid tagasi näha. Mulle ta väga meeldib. Mõnus muie on kogu aeg näol, et väga pingevabalt kihutab vend. Ja, väga tore näha teda. Ja ma räägin, kiirus täna oli ikka minu jaoks oli selles mõttes üllatav. Aga mis sa arvad, kas ilm päästis Rovanpere natukene hommikul? Jaa, kindlasti mingil määral. Et sula oleks olnud oluliselt hullem, et täna ikkagi see ilm natukene selles mõttes päästis ta ja loomulikult teise ringi katsed, nagu sai ka eile mainitud, saavad olema väga jubedad talle. Et need historikud seal ees keeravad selle tee WRC auto jaoks täiesti tuksi. Seal on umbes 100 erinevat joont ja siis ürita valida ühte mõistlikku joont ja siis, kui sa valid selle ühe mõistliku joone, siis see on ka liiga kitsas joon. Et siis Rovanpere, tegelikult oli sisekaamerast näha ka, et ta lihtsalt hüppas seal endast seal igatepidi sirge tee peal ka. Mitmed mehed ütlesid, et need on hullemad olud, mis nad varem on sõitnud. Ma arvan, et minu arust seda juttu räägitakse iga ralli, et kõige hullemad, kus ma kunagi sõitnud olen, et seda annab nagu üle trumbata järjest, et nüüd on siis nagu hullemast veel hullem. Aga räägime paar sõna WRC 2 arvestuses ka, nüüd on 7. katse ajad siin enam-vähem teada. Huttunenile katsevõit, Mikkelsen 2, Linnamäe 4, 6,9 sekundit maas ja Kaur 7, 10,1. Vist on normaalsed vahed? Jah, ma arvan küll. Ega seal ei olegi väga palju lisada midagi, et mängus sees. Jah, jääb siis Linnamäe poodiumi kohast, viimasest poodiumi kohast, mida hoiab kinni Nikolai Gräzin. Minul on Nikolai Gräzin Läti lipuga, kas sul ka või? Mul ei ole üldse lippu. Mina vaatan rallybase.comis, seal on ta Läti lipuga. No võib-olla ütleme nii, et tänaseid olusi arvestades maailmas loobuti ka sellest lipust, kus oli 3 tähte RAF. Jah. Aga Georg Linnamäe, Peep ütles, et tema jaoks positiivne üllatus, võib-olla isegi suurim sel rallil. Kirjutame vast alla avaldusele. Kindlasti, jah. 100%, seal ei ole mingit kahtlust. Ütleme, me teame, nagu ka jälle eile sai mainiti, et tal on kiirus olemas, aga lihtsalt tuleks need rallid esiteks lõpetada, teiseks seda kiirust lihtsalt kanda edasi katsetele. Nüüd me näeme, et ta on suutnud selles mõttes stabiilse kiiruse leida ka ralli vältel, et
minu jaoks ka jällegi selles mõttes ideaalne päev ju, et ma isegi võib-olla ei oodanud talt nii palju. Näe, Linnamäel ei öelnud, et tagarehvid olid täiesti läbi, driftisin päris palju. Driftis siis sellel viimasel 5-kilomeetrisel katsel. Kuidas sobivad need Uumea teed Rootsi rallile? No ei saa öelda, et kuidagi ei sobiks. Samas on mingid katsed, mida nagu tahaks näha varasematest Rootsi rallidest. Sellised legendaarsemad katsed. Aga ma ei tea. Lund ei ole, mis sa teed? Just. Et tegelikult on ju tähtis see, et oleks lumi, oleks talvised olud ja tegelikult see on olemas, nii et ega ei ole midagi halba öelda. On kurve ka ja on pikkasi sirgeid ka, aga üldiselt on äge, et ma räägin, on laia, on kitsast, kiiret, aeglasemat. Kõik iseenesest nagu vajalik ralliks on olemas. No ütleme, meie jaoks on suures mängus on põnevus kadunud. Et meie fookus keskendub homme hommikust alates ikkagi WRC2-le, mul on niisugune tunne. No jah, selles mõttes, et Eesti rallifänni jaoks vist nii saab see olema, jah. No, Oti katseajad on ka muidugi huvitav, et kui ta tuleb tagasi, et jaa, aga lõppkokkuvõttes aga mis motivatsioon tal peaks olema nagu suruda? Just. Et aga no Linnamäe ja Kauri sõit on kindlasti väga põnevam jälgida. Ma arvan, et Robert Virves samamoodi homme on ju rajal tagasi ilmselt ja tänast katseaega ja shakedowni aega vaadates, siis ma arvan, et sealt võib homme katsevõite korjata küll. Minul on selline ajakava ees, kus homne päev algab kell 9.57 Eesti aja järgi, siis on 11.54 ja siis on 13.08, et see 9. ja 13. katse jäävad ära. Kahju, oleks päris korralikud ringid saanud 4 ja 4. Need on siis nagu tänagi 3 ja 3. Jah. 10 kilomeetrit, 19 kilomeetrit ja 11 kilomeetrit on katsepikkused. Jah, selles mõttes jälle rallifänni vaatepunktist kindlasti on alati lahendab rohkem katseid näha ja pikemaid ringe, et see teeb minu jaoks ka alati ralli põnevaks. Nüüd sõitjate poolest, eks need, kellel on tihedad võistlused, need tahavad rohkem kilomeetrit sõita, kes teavad, et kaotavad, tahavad vähem sõita, et nii see on, aga pikad ringid on ägedad ja kahju selles mõttes loomulikult nendest katsetest. Vaatame korra otsa ka, kes homme hakkab teed puhastama. Kui nüüd selle nimekiri ette võtta, meil on siin 8. kohal on Greensmith. No, palju õnne. Palju õnne. Midagi head oodata ei ole vist. No, ma eeldan, et kui jääb miinusesse, siis on ilmselt see sama Rovanpera efekt täna, et jah, et ei ole midagi väga hullu, et saab sõidetud. Lihtsalt teine ring jällegist võib-olla on kohati problemaatiline. Siis Formeau, Katsuta, Solberg, Lappi, Evans, Rovanpera ja Vill. Selline oli siis ralli esimene päev. Loodame, et Ott tuleb tagasi. Loodame, et Ott annab täna Peebule paar sõna, et mis siis, kuidas see kõik välja nägi. Teatavasti, kui see punane tuluka läheb põlema, siis sa pead mingid kummihinnad kätte tõmbama ja ettevaatlikult välja tulema sealt, et ei, seda infot tahaks küll, siis meil oleks homme millegi üle arutada ise ka. Meie siin Tallinnas tahame seda infot küll väga, et meil oleks millegi üle arutada lihtsalt. Ma arvan, et lappame neid pardakaamera videosid ka, et otsime siis muidugi, otsime põnevaid kohti. 5. katset seda põnevat kohta, kui see hübriid lakkas töötamast. Ja kindlasti. Tegelikult peabki vaatama täna veel kõik mida pulli tehti. Keegi raustagi veel pulli pole näha võib-olla. Ma ikka õhtuti vaatan üle, siis saab sellist head meelelahutust veel õhtuks enne magamajäämist. Jah. Aga täname kuulamast. Tuletan meelde, et 6. kaik@delfi.ee ootab küsimusi ka. Täna me küsimusi ei saanud. Äkki homme on parem päev. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni homme. Homseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.